Varem Tartus elanud Maila ja Mart Poolakese pere kolis 3 aasta eest rahusse ja vaikusesse, Nõo valda Laane taga tallu. Maila teadis juba ette, et maal võtab ta kanad ja et need on rõõmsad kanad. Rõõmsate kanade 3-toaline maja asub endise lauda säilinud osas. Algul võtsin 4 kana ja elasid õues ja kui talv hakkas tulema, vaatasin, et külmaks läheb. Kuskile vaja sisse minna kanadel. No siis mul töömees, selline hästi tore töömees, Vaiko, siis ehitas minu jooniste peale sellise majakese siia. Talvel aga langeb õhutemperatuur laudas mõnikord miinustesse ja üllatust. Siis on neil võimalik siin panna ka see sisse nagu põrandaküte. Et oleks endal ka ilus siin käia, siis on siia, ma panin peeglid ja tegin, et neil oleks siuke ilus valgustus. Valgustus ja spa soojenduslamp on taimeriga reguleeritud, ise süttivad ja kustuvad. Siin siis on see spa neil, et kus nad käivad tuha sees. Praegu on karjas 12 kana ja kukk Aadu. Valge Aadu ongi just tuhas paatamas käinud ja omandanud hallika varjundi. Kui tuleb uneaeg, lähevad kõik läbi luugikese magamistuppa. Ka siin on peeglid lausa 2. Kas kanad ennast seal peeglist imetlevad ka? Ja muidugi. Näed, siin on neil niimoodi, oota Peedu, sina ei tule praegu. Näed, siin on neil üleval ka, vaata, seal on ka peegel. Näed, ja siis liivakühvliga hommikuti võtan siis neid seal liiva pealt neid junnikesi ära nii-öelda. Nii ongi munad ilusasti puhtad. Siin on igat värvi, näed, siin on roheline, beež, veel üks roheline, tumepruun. Nii, siis on veel beež on päris palju. Kanadega on tegelikult ikka väga palju tegemist, räägib Maila. Iga muna, mis siit tuleb, on kulla hinnaga. Vaja on elektrit, valguse ja soojalambi jaoks, sööki, spetsiaalseid teri, kapsast, õuna, iga päev uut puhast vett panna, allapannuks saepuru ja põhku. Aga tore on ikkagi, jah. Ne ise kõiki mune ära ei tarbi, et siis mul abikaasa viib oma sõpradele. Paljud tema sõbrad ongi ütelnud, et nad tahaks meie kanad olla, et siin on nii head tingimused nendele loodud. Mõtlesin, et võite tulla siis. Lisaks kukk Aadule on ka kõikidel kanadel nimi. Näiteks see on, ma arvan, kõige vanem, tema on Kädili. See on mul poja pandud nimi. Siis on kättemaksukontori seltskond siin, Friida, Freia, Tuvi ja Mango, Lumile. Tänase päeva espresso macchiato juba. Me ristisime juba ümberda. Siit läheb siis õue. Nad lähevad siit trepist üles ilusti. Ja siit on näha, uks on lahti. Nii-öelda elutoas saavad kanad õue minna värske õhuvanne võtma. Selleks on teisel pool seina 3. õuetuba. Juh, tulidki! Juh, tule! Tere, Red Bull, noh. Red Bull on oma nime väärt, ta on energiat täis ja uudisimulik. Suvel nad siia munevad ka suht palju. Ja siis suvel nad elavadki rohkem väljas tegelikult. Aga peale selle on peres 2 kassi ja 2 koera. Esimene kass Karvik tuli ise nende juurde rääbakana Tartu koju 10 aastat tagasi. Et Karvikul igav poleks, võeti pikakarvaline hall kolli Kuta, kes on nüüd 9-aastane. Aga et Kutal oli ka omasugust seltsilist vaja, võeti nüüdseks 4-aastane oranž kolli Bella. Siis nägi Maila unes, et tal on punane kass Peedu ja 1,5 aastat tagasi Peedu Facebookis leitigi. See on väga naljakas juhtum just selles mõttes, et kui tütar siis Stella Mirel oli väike, kuskil 5 või 6 aastane, siis ta hakkas juba rääkima, et tema tahab koera, piigl ja ma ei tea, mis tõud tal olid kõik ja me ei võtnud koera. Ja see oli nii kummaline, siis kui lapsed olid suured ja praktiliselt juba kolisid, kõik olid kodust välja kolinud, siis meie abikaasaga siis hakkasime, lihtsalt loomad tulid ise meile, noh. Ja nüüd on neid ju nii palju. Ja noh, ma ei anna oma pead, et need on viimased, et musta värvi kolli on ka veel olemas. Siin peres on nii, et kassid söövad laua peal, sest põrandal söövad koerad kassitoidu ära. Kõik loomad saavad omavahel ülihästi läbi, pole midagi lõhkunud, määrinud ega kassid küünistega ära kraapinud. Kui kanadel on oma mitmetoaline uhke maja, siis 4-jalgsed elavad toas. On diivanikassid ja diivanikoerad. Kui me vaatame telekat, siis niimoodi nemad on siin 2 pool ja olete diivanikoerad, jaa.